No Sille, sa oled olnud Eesti kosmosestrateegia vormimise taga nüüd juba enam kui aasta. Mida sa võid öelda, millele see dokument keskendub? See dokument keskendub sellele, kuidas Eesti ettevõtted, teadusasutused saaksid oma kosmoseambitsioone realiseerida. Ma rõhutaks, et üks kõige olulisemaid asju selle juures on see, et ettevõtluse arendamine ja teaduskompetentsi arendamine peab kindlasti käima käsikäes, et nad peavad astuma ühte sammu. Et meil ei ole võimalik oma eesmärke kosmose valdkonnas realiseerida, kui me tegeleme ainult ühe otsa toetamise ja arendamisega. Väga oluline on, et riik omaks konkreetset nägemust ja plaani, kuidas seda valdkonda, missuguseid kompetentse meil üldse oleks võimalik arendada, et selles valdkonnas kaasa lüüa. Missuguste kompetentside arendamine toob kaasa kõige suurema majandusliku mõju. Tegelikult tänapäeval enam ei löö lainet need, kes kosmosesse satelliite lennutavad, vaid pigem need, kes suudavad need kosmosetehnoloogiad maa peale tuua läbi tarkade IT-lahenduste. Ja seetõttu nagu Eesti kui tugeva e-kuvandiga riigil on siin väga head võimalused kaasa rääkida. Potentsiaalikas ala, kus Eesti ettevõtted saaksid kaasa lüüa, on kaugsire valdkond. Ma näen siin esiteks tasuta lähteandmed, tugev kaugsirel on teaduskompetents, ettevõtete tugev IT-kompetents ja e-riigi kuvand on see, mis aitab meil nagu selles valdkonnas läbi lüüa. Eesmärgiks oleks, ma arvan, see, et ettevõtted suudaks neid kosmosetehnoloogiaid nii targalt nutikalt ära kasutada, et meil tekiks kõrge ekspordipotentsiaaliga uusi tooteid ja teenuseid. Tegevuskavaga me tahame just eelkõige rõhutada seda, et erinevad valdkonnad hakkaks laiemalt kasutama kosmosetehnoloogiat, erinevad kosmosetehnoloogiat, et nad näeks kosmosetehnoloogiat kui ühte võimalust oma toote või teenuse parendamiseks või väljaarendamiseks. Kui me räägime valdkondadest, et me räägime põllumajandusest, metsandusest, transpordist, logistikast ja nii edasi. Missugune riigi roll siin kosmoseettevõtlusega seonduvalt? Ma arvan, et riigil on väga tugev eestvedav roll. Et esiteks, kui me räägime ESA-st, Euroopa Kosmoseagentuurist, siis riigi ülesandeks on pakkuda ettevõtetele, teadusasutustele hästi toimivat tugistruktuuri. Et nad saaksid arendada oma kompetentse, et esiteks ESA nõudmistele vastata ja üldse kosmosetööstuses jala ukse vahele saamisel. Ja teiseks, kui me räägime siin kaugsire valdkonnast, siis siin on riigil ülioluline roll olla kui innovaatiline tellija, esimene klient kaugsire rakendustele. Meil on vaja särasilmselt noori mehi ja naisi, keda valdkond inspireeriks ja kes suudaks teisi inspireerida. Ja seetõttu strateegia näeb ette, et me iga aasta saadame vähemalt 2 noort naist või meest ESA arendusüksustesse stažeerima vähemalt aastaks, et meil oleks järelkasvu selles valdkonnas. Et sellel aastal toimus esimene kosmosetehnoloogiate häkaton, mis on jälle väga hea uute kosmosetehnoloogiatel põhinevate rakenduste ja ideede kasvulava. Ja järgmise aasta alguses peaks käivituma Eesti ESA kosmosetehnoloogiate äriinkubaator, mis samuti aitaks küpsetada valdkonna ideid ja neid realiseerida. Et me tahaks, et rohkem ettevõtteid julgeks kosmosetehnoloogiate peale mõelda, et see sihtgrupp laieneks.